Tervist, olen Illar Kohvina, vaata täna on juba 10. august, on teisipäev, aasta on 2021 ja kuna eile 9. augustil oli superstaar kirjamehel Illar Kohvil 55. juubel ja kohe ma räägin, miks ma ütlen superstaar. Vaat asi on selles, et kui on kuulus inimene, juba kuulus, ütleme, mingi 30 aastat, siis ta on superstaar või suisa megastaar. Aga kui ta on, mõni aasta võiks olla, siis ta on lihtsalt tuntud inimene võib-olla, et nende aastakümnetega tuleb ka need nii-öelda tiitlid juurde. Et sellepärast siis ka ma niimoodi ütlen enda kohta. Aga siis ühesõnaga, et oli minu 55. Ütleme, kas nüüd juubel on 55, ütleme, et on pool juubelit siis, sünnipäev. Ei pidanud ühesõnaga seda täna, aga pidame toimub sel 14. ehk siis laupäeval Tartus kultuspaaris Zodiac, mida korraldab siis superstaarist meelelahutas, ütleme ka superstaarist meelelahutaja Eiki Ainsalu, sellepärast et ka tema on juba üle 20 aasta seda DJ ja meelelahutaja nii-öelda tööd teinud, nii et tema kohta võib juba tõesti superstaar öelda. Nii et tema korraldab siis minu seda sünnipäeva pidu seal Tartu kultuspaaris Zodiac ja seal on siis kohal sükene Eesti meelelahutus kahurvägi nagu siis Sõutäht ja muidu lahe mees siis Arnold Oksmaa, jälle staarstrippar Marko Tasane, ansambel Dark Velvet ja nii mõnigi, Kasatšok Jüri pidi ka olema seal, nii et kõik, kes kohal nagu tulevad, aga kõik, kes kohal tulla, sellepärast, et seal on idiootne riigi see kuradi korralduse sõnaga, et on siseruumides jälle piirangud, et võib olla jälle 50 inimest, et siis 50 piletit on nagu müügis ja sõnaga, ma ei tea, kas palju juba ära ostetud eesmüügist või ole, seda ma ei oska öelda. See koha peal selgub, aga nii, et siis et laupäeval siis 50 inimesele siis on Illar Kohvi 55. sünnipäeva juubel siis Tartu kultuspaaris Zodiac tähistada. Aga ma nüüd näitan neid kingitusi värki, mida ma siis nagu eile oma töökaaslaselt sain ja sõpradelt. Ja enne mainin ära ka selle, et meedias sai siis Illar Kohvi 55. sünnipäev natuke kajastatud, ühesõnaga ütleme, kajastas siis ajaleht Nelli Teataja, kelle siis sünnipäeva rubriigis siis 9. august 55 Illar Kohv, ajakirjanik ja avaliku elu tegelane, et ainus leht, kes seda kajastas, oli siis Nelli Teataja. Ja siis lisaks sellele siis oli laupäevases Vikerraadio jälle selles Soovid ajasaates, siis ma edastasin ise enne soovid, ennetasingi ise ennast. Ja teatavasti siis ka eile hommiku siis Tre Raadio hommikuprogrammis siis oli siis mind vist ära mainitud, nii et ma küsisin ka siis selle Tre Raadio toimetajalt Regina Jaaksonilt, küsisin seda helifaili, aga midagi oli vist seal kinni tõmmanud, ma ei tea, mis see oli, nii et tal ei õnnestu mul seda helifaili saata. Sellega loodame, et see sünnipäev nagu ära mainiti siis, et jah, tänud sellegi eest. Aga nüüd vaatame kingitused üle. Nii siis kingitused, nii sõbrad Jaagussaarest kinkisid mulle sellise Pirita ürtilikööri ja sellised püksikesed, aitäh neile. Siis ühelt töökaaslaselt sain Edgar Savisaare raamatu Poliitik ja romantik ühesõnaga, nii et aeg on, eks saab uurida, mis on. Ja siis suured tänud minu töökaaslasele töögrupile sõnaga, kes jälle tegid mulle ilusa kingituse, siin on ümbrik olemas, nii et võite ise arvata, mis ümbrikuses on. Nii et suured tänud töökaaslastele. Nii. Ja siis postkastis oli samuti üks õnnitluskaart 55 ja oli ka siin vahel õnneloos. Et ma ei teagi, kas ma siis midagi võitsin, siin on siis mitu korda ühte numbrit siin mingit 5 eurot on siin 1, 2,
korda, 2 eurost on siin 1, 2, 3 korda ja noh, eks peab uurima. Et lugupeetud Ildar Kohv, rõõmsat sünnipäeva ning jõudu ja jaksu edaspidiseks soovib siis HKSEK toimetus ja arvukas lugejaskond. Jah, eks sükene grupp seal Facebookis vist on olemas jah, et eks ta uurige, keda see huvitab. Nii, ja siuke ilus särav kott oli ka siis, selles kotis oli siis see Savisaare raamat. Nii et jah, sellised toredad kingitused ja mine tea, äkki mõni kingib seal Zodiaagis ka siis 14. augustil midagi, noh, ega see pole nüüd küll niimoodi, et kohustuslik, aga noh, kui keegi soovib kingituse teha, mõni fänn, et siis oleks ju väga teretulnud. Aga mis puudutab üldse seda meediat, eks ole, et noh, et ja see on ikka täiesti mõttetu see meedia, nii et noh, kui ikka aastakümneid kuulus kirjamees superstaar Ildar Kohv, eks ole, juba 55, ikka on ilus number, ja kui keegi mingi ükski leht ei oma sellest sünnipäevade rubriigisse ära ei maini, noh siis see on ju rämps, täielik rämps, nii et täielikud mõttetud lehed ja sõnaga, et noh, tegelikult ega ma ei vaata ka neid lehti eriti midagi, ainult mõned peakirjad üle sõnaga, et kui päevast päevale lehed nii-öelda raiuvad seda koroonavärki ja seda kuradi vaktsineerimised, minge vaktsineerime sõnaga mürgisüsti saama, et noh, et need on ju kuritegelikud väljaanded sõnaga, et ma siin tegingi niimoodi, et noh, et kui Facebookis sai pidevalt jälle igasuguseid asju postitatud siin, ma ei tea, kas nüüd see tuul seda heli ka nagu ära rikub, tuul tuli siin, et nii kui mingisugune koroona või siis Covid siuke sõna juhtus olema, siis tuli kohe see Delfi faktikontroll. Aga selle ma sain sellest niimoodi lahti ja sõnaga, et ma lihtsalt lõpetasin selle Delfi jälgimise Facebookis ära ja soovitan ka teistel teha, no mis te seda sitast sellest jälgite sõnaga, et kas teid tõesti huvitab see jama, see möla sõnaga, et kogu aeg jälle nii, kui te midagi postitate, kohe, et vaadake see, mida see kuradi pätiriigi valitsuse sõnaga jälle, et kuhu see soovitab vaadata neid andmeid, eks ole. Aga mõelge selle peale, et need pätid, need vargad, kes meid jälle seda valitsust seal teevad ja sõnaga, need kisklevad omavahel koos seal ja nüüd tahavad seda ka, neid huvida rahvas absoluutselt kohe. Et need vaktsiinisüstid on ju kõik selleks mõeldud ja sõnaga, et noh, on neid, kes on päris nõrga selle immuunsusega või selle tervisega, et need, kes surevad kohe, eks ole, maha, on neid, kellel on see immuunsus ja see tervis tugevam, et need kuskil võib-olla mõne kuu pärast või mõne aasta pärast ja sõnaga, et noh, siin isegi oli sellist juttu kuulda, et see vaktsiinid pidid AIDSi sisaldama, noh, kas ta nüüd sisaldab, on ise küsimus, no aga eks see kõik paistab, sõnaga, et enne ei tea midagi, kui keegi selle tulemust nagu oma nahal tunda saab, et noh, seda AIDSi osas võib ka seda öelda, et noh, et kui see vaktsiinisüstis on selline asi sees, seal mingi komponent, eks ole, et kui sul tekib tervises mingisugune tervisehaigus või rike, no mis see AIDS muud on, et sa ei sellest haigusest ei parane, sõnaga sa lihtsalt, et sa sured sellega lihtsalt ära, et immuunsust ei ole, et ilma immuunsuse sõnaga, et inimene lihtsalt sureb ära haigusse sõnaga, et tal ei ole sellest paranemist, et kui nüüd sellist ainet see vaktsiinisüst sisaldab, aga noh, ühesõnaga, et enne ei oska midagi öelda, et eks paari aasta pärast näha on, et mis tegelikult toimub ühesõnaga ja nagu kuulda ka on seda, et see vabariigi pätivalitsus, et see oli ju mingisuguseks 5 aastaks ju salastanud need igasugused praegused andmed ära ühesõnaga, et mis toimub, et no see üle maailma see keemiasõda toimub, aga see muud ei ole, et inimesed sunnitakse vaktsineerima, noh, et need ravimiärikad saavad ju kõik oma need noh, rahva pealt kasumi kätte ühesõnaga, et minge süstige, et neil on plaani täitmine, noh, Vene aeg oli ka plaani täitmine, aga no see on mitte tervisele ohtlik, aga noh, praegune see kuradi vaktsiinisüstide värk, see on ju tervisele ka ohtlik ühesõnaga, nii et kui sa võid ära surra, et noh, et see on ju täielik ohtlik värk. Ja noh, kõige, ma ütlen, kurvem on see, et ühesõnaga
et kui ütleme, jälle selles nagu videos oli, Anne Veski ja Kersti Kaljulaid ja Arkadi Popov, eks kutsuvad rahvast süstima sõnaga, et noh, või vaktsineerima, et noh, neil ei ole seda mõtlemist üldse, et mis need tagajärjed võid olla, et noh, Anne Veski, sa võid ju kutsuda rahvast, et tulge peole, loomulikult see on hea kutse sõnaga, et tulge kontserdile, aga samas, et minge vaktsineerima, et see vaktsineerimine kutse ei ole sama, mis peole kutse sõnaga, et kui inimene vaktsineerib, on immuunsus või tervis on nõrk, ta sureb ära sõnaga, no kas sa seda tahadki siis või? Ma arvan, et sa ei taha seda, sa ei mõtle selle peale. Et igaüks enne mõelgu kaigelt peaga enne, kui midagi suust välja jääb. Nii et aga praegune meedia ongi selle peal nagu üles ehitatud, et ainult raiume seda värki, et minge ka vaktsineerima ja tehke seda, et ravimiärikad saavad oma plaani täita, saavad oma nii-öelda rahad kätte, sõnaga rahva arvelt, aga see, mis rahvaga edasi juhtub, seda ei huvita mitte keegi. Noh, nüüd läks sünnipäev, läks küll juba koroona teemal, aga ma arvan, et igas seltskonnas, kas peol või pulmas või igal pool on kahjuks see koroona jutu peale läheb mõningane aeg, et see juba teist aastat on, et see juba rahva mälus on see kuradi haigus või noh, see haigus, see jutt ja sõnaga, et sellest ei pääse üle ega ümber sõnaga, et see on juba niimoodi välja kujunenud. Aga tänan kõiki, kes mind õnnitasid 55. sünnipäeva puhul ja no Facebookisse sõnaga tuli neid mitmed sajad, kuigi mul on 4800 jälle sõpra peaaegu Facebookis ja sõnaga, et no mingi 400, üle 400 õnnitust, nii et tänagi õnnitlejad, nii et uute kohtumisteni, nii et mina Illar Kohv Viineemaalt.